Tere, mina olen Kerstin Rei. Olen KÜSK-is suhteliselt uus töötaja alates septembri lõpust. Aga täna siis tere tulemast arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru infoseminarile. Ma natuke võib-olla minutika veel ootaks, et ma vaatan, et osalejad järjest tulevad siia kohale. Alustame siis tänase seminariga. Ma kohe jagan meie ekraani. Nii, et lühidalt tänasest päevakavast ka, et nüüd kohe alustab tervitusega Anneli Roosalu, pärast räägin mina taotlusvooru tingimustest. Jätkab Ergo-Hart Västrik, kes räägib Kodavere pärimuskeskusest, et kuidas neil sel aastal arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor läks. Siis anname sõna Kadri Paula, kes tutvustab taotlusvorme ja räägib vabaühenduste konsultanti rollist ning lõpuks liitub meiega Aune Lillemets, kes on KÜSK-i arenguekspert ja räägib oma kogemustest siis arengueksperdina, aga nüüd siis annan sõna Annelile. Aitäh, Kerstin. Tere kõigile. Ilusat talvepäevad, kuigi eile oli kuulda, et Eestimaa on nii suur, et mõnes kandis veel lund ei olegi. Loodame, et kõigile ikkagi jõuavad ka talverõõmud kohale. Arenguhüppe ettevalmistava vooruga alustas KÜSK 2019 ja oleme tänaseni ikkagi veendunud, et selline taotlusvoor on vabaühendustele vajalik. Eelmisel aastal oli taotlejaid üle 60, rahastatud sai 37 projekti ja suur rõõm on see, et kõik, kes rahastuse said, viisid oma projekti lõpuni, esitasid aruanded ja on edukalt oma plaanid ja mõtted ellu viinud. Arenguhüppe ettevalmistava vooru eesmärk ongi anda vabaühendusele see võimalus analüüsida oma tegevust, teha arenguplaane, välja töötada arenguplaan, kui selleks on samuti soov ja tahtmine ja kaasata arengueksperti, kes saab anda nõu. Julgustan väga neid taotlusi läbi mõtlema just oma ühingu seisukohalt. Keegi teine kuskil mujal teeb teistsuguseid plaane, aga see, mida teie oma ühinguga näete, mis on vajadus, mis on see potentsiaalne tegevus, seda saate ainult teie välja tuua ja põhjendades see taotluses hoolikalt ongi meie jaoks juba väga suur töö tehtud ja meie saame siis hakata seda hindama juba siit KÜSK-i hindajate kogu poolt. Toon veel välja selle, et kindlasti mõelge selle peale, keda on võimalik kaasata, kes peaks olema kaasatud selle taotluse kirjutamisel ja kõigile ikka jõudu, kannatlikkust ja siis edukat kõigepealt projekti kirjutamist ja siis taotluse esitamist. Aitäh! Aitäh, Anneli! Et jätkame nüüd siis tingimustega. Toetuse eesmärk on siis oma arengut analüüsivad ja kavandavad vabaühendused ning toetust saab küsida siis peamiselt analüüsiks, uuringuteks ja vajaduste kaardistamiseks ja väljundiks peaks olema siis kas tegevuskava või äriplaan ning tegevuskava peaks olema realistlik, mis sisaldab konkreetseid tegevusi koos ajakava ja võimalusel koos osalejate nimetamisega ning siis äriplaan teenuste või toodete pakkumiseks, kus peaks siis olema välja toodud 3 aasta finantsprognoosid, põhjendus, miks antud teenust või toodet on vaja ning turundusplaan. Ning lisaks ootame ülevaadet ka ühenduse valmisolekust siis äriplaani elluviimise käivitamiseks. Eeldused. Tegevuskava või äriplaan peaks olema siis koostatud kaasavalt ja koosloomes ning samuti peaks olema taotlusvormis lahti kirjutatud, miks need tegevused, mida plaanite teha,
on vajalikud teie ühenduse eesmärkidest lähtudes. Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks on vajalik kaasata arenguekspert väljaspoolt, et neid arenguekspertide nimekiri on meil ka KÜSK-i kodulehel olemas, saate sealt vaadata. Et eksperdi kaasamine on oluline just sellepärast, et ta nõustaks ühingut nagu väljaspoolt vabaühendust ning oleks siis kogu projekti vältel saadaval. Taotluses me palume kirjeldada välise arengueksperdi rolli ja tuua välja tema konkreetsed tegevused, et sel aastal muutustingimustes see, et aruande esitamisega koos tuleb esitada arengueksperdi antud hinnang siis valminud tegevuskavale või äriplaanile. Ja see hinnang võib olla vabas vormis ning ta koosneb siis 3 komponendist. On hinnang koostööle, hinnang arenguhüppe protsessile ning hinnang tulemile, et see on siis kas tegevuskavale või äriplaanile. Taotlejatelt, mis nõuded peavad olema täidetud, on siis see, et taotleja peab olema vähemalt 1 aasta avalikes huvides tegutsenud vabaühendus. Et see tähendab siis, et taotluse esitamisel peab ta olema Eesti äriregistrisse kantud vähemalt 1 aasta tagasi. Oluline on see, et taotleja siis tegutseb avalikes huvides ja tema kodulehel või siis sotsiaalmeedialehel peaks olema kergesti leitav põhikiri, majandusaasta aruanded, juhtorganite koosseisud ja viide taotleja eetilistele põhimõtetele. Selles osas me nüüd täiendasime ka natuke taotlusvormi võrreldes eelnevate aastatega, et iga selle 4 punkti kohta on siis taotlusvormil eraldi rida, kuhu tuleb kirjutada link vastavale dokumendile siis kodulehel. Ning nüüd mul on telefonidele küsitud tihti nende eetiliste põhimõtete kohta, et võib vaadata ka vabaühenduste eetikakoodeksit, et mida te leiate lehelt heakodanik.ee, et ka nende tingimustega nõustudes on see täiesti sobilik viide nendele eetilistele põhimõtetele. Ning juhtorganite koosseisude puhul on siis oluline see, et tuua välja siis kodulehel ka, et kas siis juhatus või siis sihtasutuse puhul nõukogu liikmed ja asutajad. Ja taotleja ei saa olla erakond, ametiühing, ühistu, avaliku või ärisektori valitseva mõju all, et see tähendab siis seda, et see mõju all olemine, et üle 50% hääleõigus juhtorganite liikmete määramisel ei või olla siis ärisektori või avaliku mõju all. Toetuse summaks on kuni 4000 eurot, omafinantseeringut ei ole, eelarve vormi eraldi ei ole. Eelarve pannakse kirja taotlusvormi ning abikõlbulikud on siis kulud, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks. Ning lisaks on võimalus 15% ulatuses siis kasutada üld- ehk arenduskulusid ning neil ei pea olema otsest seost projekti eesmärgiga tegevustega ning nende sisu ei pea KÜSK-ile kirjeldama. Taotlusi ootame hiljemalt 3. veebruariks kella 3-ks, et palun olge pigem varasemad taotluse esitajad, et hiljaks jäädes ei saa me teie taotlusi vastu võtta. Toetuse kasutamise aeg on siis 1. aprill kuni 31. juuli 2022 ning taotlus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna meie üldmeili aadressile, milleks on kysk@kysk.ee. Et natuke räägin ka sellest taotluste hindamise protsessist, et 10 päeva jooksul siis vaadatakse üle tehnilises hindamises, et kas taotlus on esitatud õigeaegselt, kas vastab nõuetele, on esitatud õigel vormil ning kas küsitud toetuse maht vastab tingimustele ning on küsitud siis toetustegevusteks, mis vastavad vooru eesmärkidele. Toetus jagatakse välja pingerea alusel, et lävendiks on 70 punkti. Igat toetust hindab siis hindajate kogust 3 liiget.
ning toetuste otsused peaksid olema selgunud hiljemalt märtsi lõpuks, tegelikult enam-vähem märtsi keskpaigaks. Ning toetus makstakse välja abikõlblikkuse perioodi alguses täies mahus. Kõik meie taotlusvormid, tingimused, muud abistavad materjalid on meie kodulehel ning kindlasti soovitame pöörduda vabaühenduste konsultantide poole oma projektide osas aru pidama, et peagi kuulete ka ühe konsultandi Kadri Pau ettekannet siis taotlusvormist lähemalt ning oma rollist konsultandina nende projektide puhul. Ning samuti meie kodulehel olemas ka käsiraamat vabaühendustele, kus saab ülevaate siis arenguprotsessidest. Ning minu poolt on kõik, et soovime kõikidele projektidele ettevalmistamisel ja läbimõtlemisel edu. Et nüüd ma annan sõna Ergo Hardile, et ma loodan, et ta on meil kohal. Tere! Mina olen Ergo Hart Västrik, olen MTÜ Kodavere pärimuskeskuse juhatuse esimees ja peamine asjaajaja siis selle MTÜ juures asutamisest saati. Meie MTÜ on 3 aastat vana. Me kohe detsembris tähistame oma 3. sünnipäeva. See organisatsioon loodi sellise altpoolt tuleva initsiatiivina siin koha peal Palal, siis Peipsiääre vallas, Pala külas. Me tegutseme, me täidame uue sisuga Pala endist vallamaja või Pala, ka praegust vallamaja, mis on nüüd lihtsalt uues ülesandes. Et meie vald liideti ja vallamaja jäi tühjaks ja nüüd olemegi siis pärimuskeskuse kaud sisu ja tähendus sellele hoonele loomas. Ja siis meie taotlesime seda arenguhüppe või osalesime sellel taotlusvoorul sellepärast, et elu ise nagu sundis seda tegema. Et 3 aastat, ütleme siis nii, et 2 aastat olime tegutsenud sellise hea hooga, selline algaja ind oli juures ja tegime kõikvõimalikke üritusi ja kirjutasime taotlusi ja kõiki nii nagu jaksasime. Aga siis 2. aasta lõpus juba hakkas asi nagu ära kuidagi väsima ja oli selline tunne, et midagi on vaja teisiti teha, midagi on vaja tagasi vaadata, üle vaadata 3 aastat tagasi või siis ütleme, kui see idee tuli, see tuli aasta aega tagasi, et see olime 2 aastat tegutsenud, et vaadata tagasi kriitiliselt oma tegevusele, analüüsida seda ja saada ka siis selline väline vaade asjale. Et see KÜSK-i teatusvoor mind nagu kõnetas, et just see on midagi meile, meil on seda vaja. Ja nii sellepärast ka selle taotluse tegime, et meil oli enda organisatsiooni edasise arengu jaoks seda reaalselt vaja. Ja taotluse vorm oli küllalt lihtne täita, kes on praegult teinud analoogseid, ma ei tea, Kultuuriministeeriumi mõne programmi taotlus või kohaliku omaalgatuse programmi taotlus, siis see KÜSK-i vorm ei olnud mingi raketiteadlus, pigem ta oli selline lihtsam. Siis selle taotluse jaoks oli vaja leida arenguekspert. Meie vaatasime ringi nende inimeste hulgas, kes on meil siin piirkonnas midagi teinud, kellega me oleme mõne muu ühenduse või muu projektiga seoses kokku puutunud ja kellega on mingi positiivne kogemus või kes on näha, et ta on nagu tegija. Meie siis leidsime oma arengueksperdiks Mairo Rääsa. Mairo Rääsk on siis nimetavas käändes tema nimi, kes tegutseb osaühing Blu-ray alt ja kes on mitmeid muuseumi ekspositsioone loonud, muuseumide arengukavasid koostanud, osalenud töörühmades, ise juhtinud muuseume, loonud näitusekspositsioone
Ja meie piirkonnas ta siis oli tegev Kalevipoja muuseumi uue ekspositsiooni loovjuhina, kus siis mina temaga kokku puutusin. Ja teadsin inimest ja teadsin tema võimekust, teadsin tema stiili ja ma arvasin, et see tema vaatepunktist võiks meile olla abi. Mis siis veel taotlusvormi juures oli, meil ei olnud sellel ajal veel oma kodulehte, aga oli vaja, et info juhatuse kohta, põhikirja kohta ja siis mis eetika, mis iganes ja majandusaruaste aruanne oleks kuskil jagatud, siis meie lahendasime selle oma Facebooki konto kaudu. Et Facebookil on võimalik, meie põhisuhtlus, meie sotsiaalmeedia kanal või üldsegi veebikanal on olnud Facebook ja siis Facebooki sellise impressumi mulku sai siis see vajalik info ära lisatud, nii et kodulehte ei olnudki nagu otseselt vaja. Või siin olid siis lingitud Google Drive'i dokumendid, mis meil põhikiri ja majandusaasta aruanne. Aga jah, nüüd selle aasta jooksul, mis on vahepeal edasi läinud, meil koduleht ka olemas, nii et oma projekti tulemused me saime siis oma kodulehele üles riputada. Siis, kui olime saanud positiivse rahastusotsuse, mis oli väga tore, siis me alustasime kohe asjaga peale. See aeg, mis nagu tegevuseks jäi, oli küllalt lühike. Nii et tuli kohe peale hakata ja ma arvan, et meie edukuse põhjus oli see, et me ei jäänud ootama koroona tingimuste paranemist või koroonaolude paranemist, vaid me alustasime kohe kohtumistega nii pea, kui see oli võimalik. Ma arvangi, et umbes me sõlmisime KÜSK-iga lepingu, ma ei tea, vist 12. aprilli ja juba samal päeval meil oli juba kokku lepitud esimene kokkusaamine ka reaalelus, et me lahendasime asja sellega, et me kohtusime õues, oma pärimuskeskuse siseõues, kus meil siis pingid lauad pandud, nii et me ei jäänud nagu ootama. Mõne muu projekti raames ma olen nagu tajunud seda, kuidas see ootamine tegelikult nagu killib selle, pidurdab seda arengut või mingit, kui et alati on olemas mingisugune võimalus, et asi ära teha, lihtsalt tuleb nagu kohaneda või muuta midagi. Et meie saime kohe oma arengueksperdiga kokku, ta ei olnud varem meie keskuses käinud, me andsime talle sisendi, osad inimesed olid küll ka, kes ei tulnud kohale, olid siis ka veebi kaudu sellel koosolekul meie aktiivist kaasatud. Aga et me hakkasime peale ja kuniks siin veel need koroonapiirangud kehtisid avalikele üritustele, et siis me jätkasime siis veebis, aga oli see esimene silmast silma kohtumine ära tehtud. Ja küllalt palju siis oli edasi just selliseid Zoomi koosolekuid või Meetsi koosolekuid, ma ei mäletagi enam, meie vist juhatusega kohtusime rohkem Zoomis, aga arengueksperdiga siis mingis teisel platvormil, need on ju olemas. Ja mis siis meie puhul, kust see areng siis sündis või et meie arenguekspert andis meile kogu aeg ülesandeid, ta kogu aeg togis meid, ta andis meile väikseid asju, mida me pidime järgmiseks koosolekuks tegema. See oli ebamugavus või mugavustsoonist väljaminek või esmalt see tekitas selliseid võib-olla vastakaid ka seisukohti, et miks me peame midagi tegema, miks on vaja sellist asja teha, nagu läbi kirjutada või läbi kaardistada. Aga lõppkokkuvõttes ma arvan, kõigist nendest tema poolt antud ülesannetest oli meil kasu. Ja üsna kiiresti siis ta koostas omapoolse meie poolt antud sisendi põhjal siis oma ettepanekud, oma visiooni, kuidas me võiksime siis oma arengut hakata nagu kujustama. Võin selle jagada ka seda meie lõpudokumenti arengukava. Ja? Et meie siis koostasime arengukava kõigepealt siis nende arutelude käigus sõnastasime, meil oli varem sõnastatud
missioon ja visioon, aga need oli vaja üle vaadata, nad ei pädenud enam, me olime ise organisatsioonina arenenud ja ma arvan ka teadmisi oli juurde tulnud, et kuidas missiooni ja visiooni üldsegi sõnastada. Nii et arengueksperdi eestvõttel juhatusega siis sõnastasime missiooni, siis oma eesmärgid, mõtlesime siis sellise 3 aasta ajaskaala, et kust me võiksime 2024 olla. Kõlas hästi kokku ka see Tartu 2024 on ju siin selline suur maamärk, mille puhuks võiks ju üks ja teine asi siin ka toimida ja valmis saada. Ja sõnastasime ka oma väärtused. Varasemas visioonidokumendis meil ei olnud neid väärtuseid sõnastatud, et siis me ka lihtsalt siuke mänguliselt, see oli jälle küllalt keeruline ülesande meie jaoks, aga siis kuidagi mänguliselt püüdsime sellele asjale läheneda, et ei jääks nagu asjad niimoodi väga tõsiseks. Ja siis oli meil, me valisime välja arutelu käigus siis 3 teemat, millega me oleme tegelenud ja millega edasi on vaja nagu 3 aasta jooksul tähelepanu pöörata. Meie puhul oli siis tegevus, mis on seotud Kodavere keele taaselustamisega, siis inimese ja looduse suhtega, et meie puhul siis sellised, et me tahame tulla välja sellise pärimusretkedega või tuua oma keskkonda, mis meie pärimuskeskuse ümber on ja kasutada ära ka minu varasemat kogemust folkloristina, et siis seda inimese loo ja looduse vahekorda siis kuidagi mõelda selles suunas, mis me saaksime siin teha ja pakkuda, mis väärtust me suudaksime pakkuda. Ja muidugi siis organisatsiooniga seotud, kuhu me tahame 3 aasta jooksul organisatsioonina areneda. Ja kõik need tegevuskavasse siis said mingisugused mõõdikud, jälle arengueksperdi soovitusel, et me konkretiseerime see, mida me tahame teha või mis võiks olla ka realistlik ja siis sellised lahtikirjutused, et mis siis tegevussuunad meil on. Ja siis seda kõike ma teatan selle ja võtan kõige midagi küsimust. Jah, see ei ole mulle see küsimus. Ma jagan meie aruannet, aruandes olid kõik need asjad koos, et lihtsalt seda ajajoont vaadata, et kuidas me alustasime kohe, meil oli hulganisti siis me vahepeal juhatusega kohtusime, et teha siis seda arengueksperdi antud kodutöid, 2 nädala pärast jälle kohtusime, jälle kodutöö, siis natuke suurem vahe, kuna oli vaja, kodutööga kohe ei saanud hakkama, tuli nagu rohkem vaeva näha oma seltskonnaga ja siis meie pool siis selline suuremat seltskonda haarav, väga arendav oli siis inspiratsioonipäev, mis oli meile suuremale kogukonna liikmete seltskonnale kokku kutsutud, et seal pidas tõesti Mairo väga hea sellise ettekande meile uutest suundadest, mis oli väga arendav, et ideid või mõtteid lahti saada. Ja siis me tõesti 3 rühmas selle 3 teema puhul, mis meil olid välja valitud, siis ka sellist rühmatööd tegime kõigi nende inimestega, kes meil kohale oli tulnud. Nii et see oli väga mõnus, väga lahe, huvitavad inimesed tulid meil kokku, osad sellise vallalehes üleskutse peale ja osad siis meie endi kutsutud nööbist kinni võetud, et tule, kuule, et meil on siin vaja. Ja peale seda siis selline põrgatamine, veel nende ideede põrgatamine ja selle lõpliku arengukava sõnastamine, et see jäi meil nii-öelda suve peale, kuna me ju kõik tegeleme ka muude valdkondades, siis seda siin kokku tõmmata oli küllalt keeruline jälle ka, et võib-olla see lõpp läks natukene venima ja tuli teha sellist natuke hambad
kui muu läks väga lihtsalt ja kergelt, siis see aruande või see lõppdokumendi kirjutamine, seal oli vaja kõvemat tahtejõudu ja ma arvan, neid igasuguseid tegelikult neid veebikoosolekuid meil oli seal veelgi, neid ei jõudnud siia kõike ette lugeda, et saada see lõpudokument siis lõpuks valmis. Nii et see oleks minu poolt selline lühike ülevaade sellest, kuidas meil läks. Väga tore, kui kuskil seltskond leidis, et see oli hästi tehtud. Kui kellelgi on küsimusi, hea meelega vastan, kui mul veel on aega, ma ei tea. Nii, lõpetan jagamise. Ja, et paar minutit on täitsa aega. Kas keegi tahab küsida kogemuste kohta? Et siis võib oma mikrofoni sisse lülitada ja otse küsida, et ei pea chatti kirjutama. Aga kui ei ole praegu küsimusi, siis aitäh. Kuidas? Kui palju meil liikmeid on? Meil on 20 liiget meie MTÜ-l. Aga 15 neist on asutajaliiget ja tegelikult nende liikmete hulgas on selliseid kadunud hingi juba praeguseks ajaks, et kõik 20 ei ole väga aktiivsed. Tere, ma nägin, et teil oli seal kirjas, et eesmärk on tulevikus üks palgaline töötaja võtta, et kas te jõudsite selle eesmärgini või kuidas sellega läks? See eesmärk oli see, et 3 aasta jooksul me jõuaksime nii kaugele. Et see ei ole mitte selle projekti, mitte selle arenguhüppe projekti jooksul, vaid et luua, tekitada finants, et siin oleks inimene, kes on kogu aeg asjaga. Praegult on meil mina toimin sellise projektijuhina, minu arvestuslik koormus on, ütleme, et 1,5 päeva nädalas ma saan selle eest makstud, et meil on selline finantsvõimekus praegult olemas. Mis nagu peamised kuluartiklid teil üldse olid selle ettevalmistava vooru käigus? Selle projekti käigus? Meie põhiline kulu oli sellel arengueksperdi kinnimaksmine. Et tema raha teab oma väärtust ja küsis küllalt arvestatava summa sellega, et ta meid nõustas, meie juures käis ja aitas siis selle arengudokumendi kokku kirjutada. Selge, tänan. Kas on veel küsimusi või anname sõna Kadri Paule? Ma väga tänan, Ergohard, et jagasid oma kogemust. Et nüüd jätkab Kadri Pau, vabaühenduste konsultant. Just, tere ka minu poolt. Olen siis Kadri Pau ja olen Tartu Ärinõuandla mittetulundusühingute konsultant ja meie nagu võrgustikus on ka inimesi, kes on vabaühenduste konsultant, et kuidas kellelgi selline ametinimetus on, aga teenuse sisu on üks ja sama ja mida me siis pakume, sellest ma siis kohe ka räägin, et tegemist on siis sellise võrgustikuga, kus meil on igas maakonnas arenduskeskus erineva nimega ja lisaks siis mittetulundusühendustele, vabaühendustele pakume erinevaid teenuseid ka ettevõtjatele, alustavatele, tegutsevatele ja koolinoortele erinevates vanuserühmades ja igas maakonnas on siis olemas üks vabaühenduste konsultant, vähemalt üks. Et Harjumaal on neid natukene rohkem ja venekeelset konsultatsiooni pakkuvad konsultandid on tegutsemas ka Harjumaal ja Ida-Virumaal. Ja selle jaoks, et näidata seda mitmekesisust, siis tõin välja meie erinevate organisatsioonide logod ja nimed, et kui te hakkate otsima kuskil, et kes on siis see meie maakonna arenduskeskus või mis ta on, et kui teil kokkupuudet ei ole, siis on pilt päris kirju ja siit saabki välja tuua selle, et tõesti igas maakonnas on oma nimega sihtasutus siis tegutsemas ja
ja siit siis leiate need suured nimed, aga konkreetselt, kui teil on vaja leida nüüd oma maakonna vabaühenduste konsultanti, kelle poole pöörduda, siis need kontaktid jagasin Kerstin juba korra ja ka mina näitan korra selle lehe aadressi, kust leiab siis konkreetsemalt vabaühenduste konsultantide nimekirja. Aga millega siis või mis küsimustega meie poole saab pöörduda, et nõustamine on siis tasuta, et seda teenust tellib Siseministeerium ja meid siis koordineerib, neid konsultante siis üle Eesti koordineerib Kodanikuühiskonna Sihtkapital ehk KÜSK siis. Et meil on siis selline koostöövõrgustik siin omavahel nii konsultantide vahel kui ka siis erinevate, ütleme siis asutuste vahel, et KÜSK-iga. Ja meie poole siis tõesti saab pöörduda kogu selle organisatsiooni arengutsükli või elukaare ulatuses, et kui te alles mõtlete, et kas nüüd hakata näiteks MTÜ valdkonnas tegutsema või võib-olla vaataks hoopis osaühingu poole, siis meiega saab arutada, et kumb tegutsemisvorm oleks teie mõtetega parem. Ja kui te valite selle MTÜ poole, siis vabaühenduste konsultandid aitavad seda asutamise asja läbi mõelda, vaadata dokumente, mis teil vaja on koostada, põhikirjad, asutamiskoosoleku protokoll ja samuti siis kõik muud tegevused, mis sinna vahele jäävad, et kui MTÜ on juba tegutsev, et kuidas juhatuse tööd paremini korraldada, üldkoosolekut läbi viia, milliseid dokumente registrile vaja esitada, kui teil on mingisuguseid muudatusi põhikirjas või juhatuse koosseisus. Samuti need samad tegevus- ja arengukavad, millest Ergohard ka siin väga hästi rääkis, et meie saame ka sellist tõesti üldist juhendmaterjale anda, natukene tagasi peegeldada teie enda selliseid dokumente, aga meie ei saa olla sellised konsultandid, kes sellises mahus, nagu Ergohard ka välja tõi, et tõesti see oli selline intensiivne mitmekuine töö, et selle jaoks ongi see KÜSK-i arenguhüppe ettevalmistav taotlusvoor väga sobiv, et sealt leiate endale sellise konsultandi, kes teiega väga personaalselt ja individuaalselt saab tegeleda, et meie saame lihtsalt nendes teemades mingid teed kätte näidata ja siis tagasisidet jooksvalt anda. Ja siis selline väga vajalik teema või selline, mida me ühendustega väga tihti räägime, ongi see, et kuidas oma tegevustele rahastust leida, et kas võiks mõelda annetuste kogumise peale, võib-olla sellise teenuse osutamise omatulu peale ja ka toetuste võimalused, et mis olemas on, et paraku peab ütlema, et ega me igale ühingule sobivat toetusvõimalust rahastaja või projektikonkursi näol ei leiagi. Aga me saame need konsultatsiooni käigus üle vaadata, et mis variandid teil on ja et siis te teate edasi mõelda ja planeerida. Ja tänase selle KÜSK-i taotlusvooru kontekstis siis üks asi, mis vabaühenduste konsultandid maakondades teevad, ongi selline projektitaotluste konsulteerimine. Ehk et kui teil nüüd on see KÜSK-i taotluse mõte esialgu, et ei tea, kas esitada, mida mõelda täpsemalt, et siis te saate vabaühenduste konsultandi poole pöörduda, et oma ideed arutada. Ja kui te olete jõudnud selleni, et taotluse selline esialgne mustand on koos, et siis saate samamoodi sellele meie käest tagasisidet küsida. Et selles osas oleme alati ootame ja kuidagi ei ole piiratud, et mitu korda te meiega suhtlete või kui palju te meie poole pöördute. Et alati, kui teil on tunne, et nüüd võiks mingit abi tulla kõrvalt, siis ikkagi küsida. Ja mis veel maakondades vabaühenduste konsultandid teevad, meil on erinevad arenguprogrammid, et teeme siis nende raames koolitusi, õppereised, et see on nüüd iga maakonna enda sisustada, et mis temale tundub kõige mõistlikum sellel aastal teha. Ja siis tõesti need erinevad infopäevad, et kohaliku omaalgatuse programmi infopäevad, seesama KÜSK-i infopäev on see, mis varasemalt ennem seda suurt koroonaaega käis mööda maakonda rohkem, et nüüd on siis Zoomi kollinud ja selles mõttes natuke teistmoodi. Ja samuti on siis sellised erinevatel maakondadel erinevad infojagamise kanalid, et need samad kodulehed, kust leiab maakondlik arenduskeskuste, see on siis see MAK-i lühendi taust on siis maakondlik arenduskeskus siin sellel slaidil mõeldud,
et nende kodulehtedel, siis osades maakondades on sellised spetsiaalsed MTÜ-de infolistid, et kui ühendus luuakse, siis me saadame kõikidele tutvustava infokirja, et maakondlik arenduskeskus on olemas ja seal on siis, kui on ka infolist loodud maakonnas, siis on võimalus anda teada, et soovite sellega liituda ja seda saab siis oma konsultandi käest maakonnast küsida, et kas meie maakonnas on ka selline infolist olemas. Et kasutatakse erinevaid kanaleid, et mõnes kohas on väga aktiivne see Facebooki kasutus ja leiab sealt infot, et tõesti, kuidas kellelgi parem on. Ja siis selline leht nagu mtüabi.ee, et see on siis selline infoportaal, mille sisu on loonud maakondlike arenduskeskuste MTÜ konsultandid ja see katab tegelikult ära kõik need samad teemad, millest ma praegu ka rääkisin, millega me nõustamisel tegeleme, et need ongi põhimõtteliselt sinna need materjalid on tulnud meie igapäevase töö käigus, mida me näeme, mida meie käest rohkem küsitakse ja sellest lähtuvalt oleme sinna teinud ka erinevaid juhendmaterjale ja samuti ka on korduma kippuvate küsimuste rubriik ja samuti need konsultandid, kes loetelu, et siis kes on just teie maakonnas, et need siis leiab siit viidatud lehelt. Ja ütleme nii, et meil ei ole otseselt piiratud see, et te tingimata peate oma maakonna konsultandi poole pöörduma, et võite ka teise maakonda, aga sageli on oma maakonna konsultandil selline suurem pilk just oma maakonna asjadest parem kui naabermaakonna konsultandil, aga see on alati teie valida, et kuidas te ise näete. Ja siia siis panin need uuesti, et kõikide arenduskeskuste info, kui te tuli ka näiteks ettevõtluse suunal mingit huvi, siis arenduskeskused.ee ja MTÜ suunal siis väga konkreetselt see mtüabi.ee. Ja nüüd räägin ka mina sellest taotlusvormist, et kui Kerstin tõi välja selle, et mis on need tingimused, et kui hakata nüüd mõtlema selle taotluse esitamise peale, et mille peale peab siis esmalt mõtlema, siis mina räägin sellest, et kui te seda taotlust hakkate juba kirjutama, et mille peale siis mõelda. Ja kindlasti nende tingimuste osas on see, et Kerstin käis praegu nad läbi suhteliselt niimoodi põhipunktid, aga need tingimused on leitavad KÜSK-i kodulehelt ja see on kindlasti mitte selline soovituslugemine nüüd esimeseks, vaid see lausa kohustuslik lugemine, sest kahju on siin vahel juhtub ka niimoodi, et ka selle suurema taotlusvooru korral, et taotlus on enam-vähem juba valmis kirjutatud, on siin korraliku eeltööd aruteludega tehtud ja siis selgub, et taotleja näiteks ei olegi abikõlblik üldse. Et kindlasti need tingimused mõttega korra üle vaadata, et oleks nagu mõistlik. Siis see taotlusvorm, nii nagu ka Ergo Hart tegelikult ütles, et see ei ole mingi ülikeeruline ja pigem ta ongi heaks selliseks asjade läbimõtlemiseks, et siin midagi nagu ülearu ei nõuta, aga et teil endal läheks see projekt hästi, siis natukene eeltööd on ju ikkagi vaja teha. Ja taotlusvormi selline tavapärane algus on nagu ikka, et sellised üldandmed, projekti nimi, tegevuspiirkond, kus te olete, et need ei ole siin midagi sellist suurt ja rasket. Tõin välja selle, et projektiperiood, et see peab siis jääma sellesse vahemikku 1. aprillist kuni 31. juulini ja tegelikult tõesti nagu ka Ergo Hart välja tõi, siis see meie kogemus on ka see, et see juulikuu on selline ilus päike, sellel suvel oli veel eriti tore olla, et pigem ikkagi kohe kiiresti minema hakata aprillis ja juulis selliseid, kui tegevusi kavandada, siis tõesti sellise väikse nagu kukla teadmisega, et me ei pruugi seal võib-olla rahvast enam väga palju kokku saada ja pigem siis ongi sellised dokumentide kirjutamised sinna perioodi panna, et see asi paremini õnnestuks. Aga see sõltub hästi palju muidugi sellest projekti sisust, et võib-olla on teil just mõistlik juulisse asju väga palju planeerida, aga lihtsalt mõista, et see 4 kuud on tegelikult siiski väga väike aeg, et tuleb kohe hakata tõesti minema. Siis
nüüd need andmed, mille kohta ka Kerstin juba ütles, et tõesti tuleb siia panna väga konkreetsed lingid ja Ergo Hart väga hästi seletas lahti ka selle, et kui teil kodulehte ei ole, et kuidas te siis jõuate või kuidas saate lahendada seda probleemi, et need lingid teil olemas oleksid ja tegelikkuses mitte asi ei ole linkides, vaid asi on selles, et KÜSK toetab avalikes huvides tegutsevaid ühendusi ja et tõesti oleks teie kohta see info leitav. Ja siin see küsimus oli ka, mis juba sai vastuse, et kui ühing ei ole veel seal äriregistris neid majandusaasta aruandeid, et mis siis saab, siis ongi see, et KÜSK ei kohusta teid kiiremini tegutsema, kui seadus nõuab. Ehk et kui te ei ole veel pidanud riigi poolt nõutud tähtajal seda majandusaasta aruannet esitama, siis te ei pea seda üldkoosolekut nüüd kiiresti ennem kokku kutsuma ja seda majandusaasta aruannet heaks kiitma, aga ühingud, kes on juba pikemaaegselt tegutsenud, siis neil need 2 aasta majandusaasta aruanded peaksid kodulehel ilusti eelnevate aastate omad siis olemas olema. Ja samuti siis kinnitus eetilise põhimõtete järgimise kohta, et siin on mitu varianti, et üks on siis see, et Vabaühenduste Liit on välja töötanud vabaühenduste eetikakoodeksi, et te võite sellele viidata, aga siin mõned ühingud sõltuvalt oma tegevusvaldkonnast on selle eetilise tegevuse ja konfidentsiaalsuse poole juba ise oma ühingu sees läbi mõelnud ja täiesti piisab ka, et te saadate või panete siia lingi selle kohta, mis te ise olete teinud, et see on teie valida. Ja nüüd siis selle projekti sisulise poole, et te peate sõnastama siia eesmärgi ja üks kitsaskoht, mis siin taotlejatel on see, et sõnastatakse eesmärk tegevusena. Et kindlasti mõelda seda, et mis on see oodatav seisund, mida te ootate projekti lõpus oma organisatsioonis ja sellest lähtuvalt siis sõnastada see eesmärk. Ja kindlasti jälgida ka seda, et siin on toodud, et see väljund, siis, mis projekti lõpus peab olema, mis siis tuleb KÜSK-ile ka esitada, et üks kahest, et üks kas siis on arenguhüppe saavutamiseks tehtud tegevuskava või siis hakkate mingit toodet ja teenust pakkuma, olete selle äriplaani ja finantsprognoosi koostanud, et need on siis väljundid, et kindlasti ei saa siin olla ka projekti eesmärk organisatsioonile metsatukk arengukava koostamine. Et see arengukava, esiteks ongi siin on 2 viga koos, et üks on see, et tegevusena ma sõnastasin selle eesmärgi praegu, mis on vale ja teiseks siis see, et see tegevuskava või arengukava iseenesest ei saa olla eesmärk, et see on nagu millegi saavutamise vahend, et mida te tahate saavutada seeläbi, kui teil need asjad tehtud on või läbi on mõeldud, et seda siia sisse kirjutada. Siis järgmine osa, see punkt 2, et peate siit valima siis selle valdkonna, et see nüüd on selline osa, millesse väga nagu pikalt ei pea süübima selles võtmes, et muretsema, et kas ma ikkagi valin selle õige, et valida ikkagi see ristikesega see koht, või see valdkond, mis teile sellise esimese pilguna tundub kõige nagu õigem. Ja see ei ole hindamisel kuidagi nüüd aluseks või määravaks, see on pigem KÜSK-ile sellise statistika ja taotlevate ühenduste profiili määramiseks, et saada aru, et mis valdkonnas ühingud tegutsejad siis KÜSK-i toetust saavad või taotlevad. Et see on selles mõttes selline natukene vabam koht. Siis siia juurde peate siis kirjutama, kui valisite selle valdkonnaga see, et mis on siis ühingu eesmärk, et mis on need probleemid, et kui te ühingut kunagi lõite, et mida te nägite, et mida te tahate lahendada või kas siis teie valdkonnas või ühiskonnas laiemalt, ja see sihtrühm, et siin ei ole jällegi oluline see, et see sihtrühm oleks mingi suur ja üüratu number, vaid pigem on oluline see, et te päriselt näitate, kuidas see tegevus sellele sihtrühmale kasu annab ja kuidas te nendega tegelete, et selline realistlikkus on ikkagi alati taustaks. Ja ka 3. punkt on tegelikult samamoodi taotleja kohta ja siin te siis peate rohkem oma organisatsiooni kirjeldama ka sellest võtmest, et kui palju teil on siis liikmeid, kuidas see juhtimine on korraldatud ja ka see mõju pool on siin hästi oluline, et millist muutust te siis olete tegelikult kas siis oma sihtrühma jaoks või ühiskonna jaoks laiemalt loonud ja siin see kitsaskoht, mis kirjutamisel tehakse, on see,
minnakse väga kirjeldavaks oma tegevustele. Näiteks, et korraldasime 5 koolitust, osales 25 inimest ja niimoodi loetakse siis nagu oma 2-3 aasta viimased tegevused lihtsalt üles, aga tegelikult on siin see, ütleme siis, ootus, et te tegelikult kirjeldate, mis on läbi nende tegevustega muutunud. Et kas sellele konkreetselt koolitusel, kui te mingit teenust pakute, et näiteks, et need koolitusel osalejad on paremad teenusepakkujad, et teil on olete aidanud sihtrühmal seda probleemi lahendada või siis osalejal endal on midagi muutunud, et tema elukvaliteet on paremaks läinud või piirkonnas on näiteks lastel aktiivselt vaba aeg sisustatud ja nad tõesti ei ole enam, mis see negatiivne pool oli, mida te ennem tahtsite lahendada, et sellest on nad välja tulnud. Et selles osas jah, siis natukene kaugemale mõelda, mitte ainult kirjeldada siia. Ja üks asi, mida veel kindlasti peate jälgima, et siin olen ära märkinud selle, et sulgudes on see hinnanguline pool, kui palju te ühele või teisele küsimusele vastates võiksite seda leheruumi kasutada, et see on tõesti rangelt soovituslik, ja optimaalne, et kui siin on ikkagi 2/3 lehekülge, siis kui teil läheb seal 2 lauset üle, ei ole sellest hullu, kui need tõesti olulised on, et asi kokku võtta. Aga kui te ikkagi jõuate juba 1,5 leheküljeli, siis te peaksite üle vaatama, et kust kohast annab konkreetsemalt ja kontsentreeritumalt oma tegevust välja tuua. Ja teisalt on see ka teisipidi näitaja, et kui siin on ikkagi öeldud, et 2/3 lehekülge, siis kui te 2 lausega kirjutate, siis te ilmselgelt ka olete liiga lakoonilised oma info edastamisel, et natukene pikemalt siiski on soovitus. Siis 4. ja 5. punkt, et neid võib natukene nüüd koos vaadata, et siin Ergo-Hart tõi väga hästi välja, et neil oli arengukava koostamise selline projekt või arenguanalüüsi kohta, ja jõudsid selleni välja. Aga meie käest ka vahel küsitakse, et mille peale ma siis üldse, et ma ei teagi, et mis meil siis seal ühingus on vajaka või mis meil on hästi. Ja siis see 5. punkt toob tegelikult on selliseid põhivaldkondi hästi siia välja toonud, on muidugi ka see muu, et ei peagi siit midagi leidma, aga samas sellised suuremad plokid, millele mõelda, et kas meie organisatsioonis näiteks on selline turundus ja kommunikatsioon hästi või halvasti, kas meil on näiteks vabatahtlike kaasamise pool selline, mis vajab võib-olla järgi aitamist, läbimõtlemist, kas meil üldse on vabatahtlikke vaja, et esiteks see küsimus, siis seesama strateegia või see tegevusplaani tegemine, et mõelda nende plokkide kaupa ja siis, kui te siit leiate, siis siin on need märkida ära ainult kõige olulisemad, siis soovitus on see, et maksimaalselt 2. Et kuna tegemist on siiski väga lühikese projektiga, see 4 kuud ja sellest üks on juba juulikuu, mida ma siiski pean ka rõhutama uuesti, et siis te ei jõua, te peate suhteliselt selge fookuse võtma, et mis on see valdkond, millega, mõned valdkonnad võivad siin natukene külgepidi haakuda, et sellest lähtuvalt siis võib need 2 olla, aga pigem siiski valige oma selge fookus ja teema, millega te tegelete. Ja siia 4. punkti siis kirjeldategi lahti selle, et mis on need arenguvajadused, siis milledega konkreetse projekti raames keskendute ja kust tuli see vajadus, et kust taustalt te võtsite selle, et te peate sellega tegelema. Ja siis, kui te olete need ära valinud, siis te peate ju mõtlema ka selle, et kuidas ma saan öelda, et see, mis ma tegin, on tulemuslik. Et tõesti, ma olen ise rahul, ma näen, et organisatsiooni võtmest oli see mõistlik ettevõtmine, et need tulemused, mille järgi te hindate seda edukust, et need siis tuleb siia teil endal ära sõnastada, et see on täiesti teie enda valida. Ja tegevused, millega te siis jõuate nende tulemusteni, et need siis ka siia kirja panna. Ja Ergo-Hart näitas väga hästi, et kuidas tema oli seda aruannet juba koostanud, kus ta väga selgelt näitaski, et meil olid sellised koosolekud, tegime selliseid asju, et siia te siis peate eelnevalt läbi mõtlema, et mis on need asjad, mida te tegema hakkate, kellega koos ja siin on tegelikult väga hea ära sõnastada ka arengueksperdi panus ja roll, et millal ta siis selles kogu projekti vaatest ajaraamist, kui me vaatame siia sisse tuleb, mida ta teeb, et eraldi lahter on, ma kohe jõuan ka selleni, kus on see 7, kus te kirjeldate arengueksperdi rolli ka veel eraldi, aga hea oleks, kui ka tegevuskavas on väga konkreetselt niimoodi tema osa välja toodud, sest see tegelikult annab ka võimaluse hinnastada seda arengueksperdi panust paremini, et kui palju ta siis panustab, sest teil on tegelikult ju vaja hinnapakkumist,
et te teate, et palju see maksma teile läheb ja see võib olla väga suur kulu eelarves. Ja siis samuti need põhjendused eesmärgi saavutamiseks, et miks te teete neid tegevusi eesmärgi saavutamiseks, et need siia lahti kirjutada. Ja projektimeeskond ja osapooled, et siia siis ka on rõhutatud, et nimeliselt, et tõesti, kui te väga anonüümselt kirjutate, et meil on projektijuht ja veel keegi, et siis tekib nagu hindamisel ja ka meil konsultantidena küsimus, et kes ikkagi täpselt mida teeb ja kui palju. Ja kui teil on vabatahtlikke kaasatud partnereid, siis ka nende roll lahti kirjutada siia. Sellel taotlusel siis eraldi eelarvevormi ei ole, et kirjutate siia samma ja lisaks on veel selline tähelepanek juurde või tingimustest tuleb see ka välja, aga antud taotlusvormile nagu reeglina KÜSK-i teistele taotlustele ka ei panda juurde lisadokumente, mis ei ole eraldi kuskil välja öeldud, et kui te tahate mingisugust lisainfot väga-väga anda, siis kõik see peab tulema taotlusvormist välja, et kui te kirjutate siia taotlusvormi, et meie nagu arengukoosolekute kokkuvõtted on lisatud taotlusele, siis paraku hindamisel hindajatele sellised asjad ei jõua ja see info jääb poolikuks, et kõik tuleb ikkagi siia samasse taotlusvormi panna. Vahel lahendatakse seda, kui tõesti on väga vaja millelegi viidata, et pannakse kodulehele näiteks mingi link ja siis selle lingi kaudu siis, et lisainfo siit, aga üldine lähenemine on ikkagi see, et kõik vajalik peab olema taotlusest leitav ja samuti siis see eelarve, et kirjutate siia lahti need kululingid ja kalkulatsioonid on tõesti selline, et kui sellest ühest reast ei tule hästi välja, millest see summa koosneb, kui on selline juba ütleme pool projekti eelarvet kasutatav hõlmav summa, et siis see kalkulatsioon on kahtlemata abiks jälle, et aru saada, mida te plaanite. Ja nüüd siis jõuame juba lõppu. Et maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantide poole pöördumine on siis vabatahtlik, aga siin on ka juurde see palve, et kui te näete, et te soovite näiteks oma taotlusvormile või taotlusele siis tagasisidet, et kindlasti mitte jätta seda sinna viimase paari päeva peale, et kui te varem ei ole konsultandiga ühendust võtnud, et siis 2 päeva enne taotluse esitamise tähtaega projekti saates on ikkagi selline suur võimalus, et konsultandil ei ole võimalik teile tagasisidet anda. Et meil on kahjuks ka erinevad muud tegevused või siis on juba keegi oma, kõik ajad on juba täis planeeritud, et kui te näete, et te soovite tagasisidet saada ja olete projekti kirjutamas, siis te saate ju varasemalt juba nädal enne ühendust võtta, öelda, et kas me saame sellel ajal saata, et kas sellel ajal saab tagasisidet anda ja niimoodi see kokku leppida. Ja kes tulevad juba idee aruteluga, siis nendel on ka tõesti see, et siis jääb juba see edasise tegevuskava väga konkreetselt konsultandiga kokku leppida, et mis ajaks siis tekib mingi järgmine taotluse mustand ja kuidas me edasi läheme. Aga see ei ole kohustuslik, see on siis, kui teil on vajadus ja tunnete, et me saaksime teid kuidagi aidata. Ja nüüd need jah-ei küsimused siin kõik, et need mõttega läbi lugeda ja ära siis täita, et kuidas teiega täpselt on ja allkirjastamine siis ka. Nii, ja hästi-hästi põgusalt ma olen üle aja läinud, aga ma näitan, mida te võiksite siis ütleme vaadata, et kui te olete oma taotlusega valmis saanud enam-vähem, siis selles tingimustes on ka see, et mida hinnatakse teie taotluse puhul siis. Et siit siis üle vaadata, et mis on kõige suurema kaaluga ja mis on natukene väiksema kaaluga, et need asjad siis ja täpsem selline hindamise juhis tekib mingi aja pärast ka KÜSK-i kodulehel enne taotluse esitamist juba. Et siis te saate sealt täpsemalt vaadata, et mis on need küsimused ühe või teise alapunkti all. Nii, mina vabandan üle läinud aja osas ja lõpetan. Aitäh! Aitäh, Kadri! Ma kasutaksin juhust ja küsiksin sinult kui hindajalt. Ma tean, et sa oled täna vabaühenduste konsultandi rollis siin, aga seoses sellega, et meil chatti tuli üks küsimus arenguekspertide tasudega. Et on hirm, et arenguekspertide tasu, kas on siis liiga väike või liiga suur projektitaotlusesse kirjutatud, et kuidas te hindajatena neid summasid vaatate arenguekspertide puhul? On sul mingisugune? Ja, no selles mõttes ma saan öelda, et KÜSK on väga hea rahastaja selles osas, et
et oluline on see, et kõik need tegevused ja kõik kulud eelarves oleks põhjendatud. Kui nad on selgelt ära põhjendatud, näiteks on ka öeldud, et arengueksperdi panus sellesse projekti on nii mitu tundi, tunni hind on selline ja selle tavaliselt ütlebki arenguekspert ise, siis nii ongi, et selles mõttes siin ei ole ükski hindaja võtnud seda rolli, et hinnata selle, kas ühte kulu, et minu arvates see on liiga palju või minu arvates see on liiga vähe, et see on ikkagi taotleja ja arengueksperdi omavaheline kokkuleppe küsimus, et mis see tasu on ja see on tegelikult käib iga kululiigi kohta praegu, et kui see on selgelt ära põhjendatud, ma ütlen, et kalkulatsioonid on tegelikult väga palju aluseks, et kui sinna on selgelt ära toodud, et me saime hinna sellest ja sellest lähtuvalt, meil on need ja need hinnapakkumised, siis see on juba argument, et KÜSK ei ole selline rahastaja, kes eelarvet lihtsalt vähendaks mingi hindajate subjektiivse või sellise nägemuse alusel. Et nüüd, kuna Kadri tahtis, et küsimuste ja vastuste voor oleks kohe nüüd peale tema ettekannet ära, et siis palun küsimused. Just, et mis on seotud, võib-olla ütleme konkreetselt selle taotlusvormiga, et need minu osaga seotud küsimused. Aga ma vaatan, et ja mis on nagu see, mille ma tahtsin ka siin on üld- ja arenduskulude osas on ka, et kui selles KÜSK-i suures arenguhüppe taotlusvormis on eraldi Exceli vorm, kus on see üld- ja arenduskulude osa nagu eraldi reana tähelepanu juhtimiseks välja toodud, siis siin seda ei ole, et siin on siis see taotleja enda tähelepanelikkus, et ta arvestab selle 15% sinna eelarvesse sisse, et seda ma soovitan kõigil taotlejatel kasutada, seda head, see on tõesti ka jälle väga hea võimalus, ja jälgida siis seda, et te olete sinna eelarvesse, sest see läheb selle 4000 euro sisse, et see ei tule teile kuidagi eraldi. Kas on veel kellelgi küsimusi? Aga küsimus selle kohta, et kui me hakkame arengueksperti kaasama, siis tegelikult juba me tahaks teda kaasata siis, kui me seda taotlust täidame. Aga nüüd need tunnid, mis ta teeb, et meid koostööd meiega teha selle taotlusvormi täitmise ajal, et kuidas näiteks neid paigutada. No sellega nüüd on nii, et meil tuleb kohe arenguekspert peale mind, kes saab oma kogemusest rääkida. Mina olen kohanud siin konsulteerides neid taotlusi, et arengueksperdid näevad seda kui tööd kliendiga selles mõttes, et nad panustavad, nad ongi nõus, et see on natukene selline vabatahtlik töö, et kui see taotlus raha saab, et siis tuleb see tasu, kui raha ei saa, siis tasu ei tule. See muidugi sõltub sellest, et kui palju see arenguekspert teil siis omavahel või ennem panustab sellesse taotlusse täitmisse, et see on teie kokkuleppe küsimus tegelikult. Aga projekti eelarvesse tagasiulatuvaid kulusid arengueksperdile projekti ettevalmistamise osas kavandada ei saa. Et ühingu omavahenditest, kui ta tõesti ütleb, et ta soovib seda tasu ka selle ettevalmistamise töö eest, et siis on see ühingu omavahenditest on siis võimalik seda ette näha, aga mitte sellest projektist. Sain vastuse, aitäh. Kas on veel küsimusi Kadrile või kuulame ära ka arengueksperdi, et võib-olla tekib küsimusi juurde. Et aitäh, Kadri. Ja kas meil on nüüd olemas Aune Lillemets siin? Tere siis ka minu poolt. Olen Aune Lillemets ja siin 2015. aastast alates arengueksperdina kaasas olnud erinevatel projektidel, tavaliselt kuskil 3–5 vabaühendust, kellega iga aasta tegelen. Ja võib-olla veel taustast nii palju, et minu selline põhivaldkond, millega ma tegelen, on oma tulu teenivate ühendustega eelkõige, ehk siis nende ettevalmistavate voorude puhul tavaliselt aitan äriplaane teha või on ka olnud turunduse tegevuskavasid. Et läbi selle filtri siis saan rääkida eelkõige. Ja
ja muidu ise ka olnud projekti kirjutaja ja elluviija ja erinevates vabaühendustes olen ka praegu tegev. Ja siis ma täna mõtlesin, et ma räägin teile siis mõned sellised ideed, mis mul on tekkinud, et mis puudutab siis seda arengueksperdiga koostööd, et millele võiks võib-olla tähelepanu pöörata, et see koostöö sujuks nagu mõnusamalt. Et kui me seda projekti sellist nii-öelda elukaart vaatame, siis kõige alguses siin on palju küsimus ka selle kohta, et kui alles ette valmistatakse projekti, et siis mulle isiklikult meeldib, kui minuga ikkagi piisavalt varakult nagu ühendust võetakse ja me saame juba koos vähemalt ühe telefonikõnegi teha, et rääkida läbi, et mis see päris vajadus on. Et on olnud olukordi, kus tullakse paar päeva enne projekti esitamist, kus see on juba täiesti valmis kirjutatud või isegi vist on olnud nii, et helistatakse mulle nagu päev enne, et siis me ei jõua korralikult rääkida ja võib-olla selle võrra siis on nagu keerulisem koostööd teha ja tihtipeale ka siis, kui ongi väga kiirustatult need projektid tehtud, ei pruugi nad ka raha saada. Et ma soovitaks ikkagi, kui te juba hakkate enam-vähem teile projekti idee olemas, siis arengueksperdiga ühendust võtma. Et vahel mul on niisugune tunne, et kuskil on kalendris ära märgitud, et sel päeval peab arengueksperdiga ühendust võtma, et mitu korda on olnud, nii et täpselt samal päeval tullakse selle teemaga minu juurde. Et tavaliselt siis kõige tihemini see on täpselt 6 aega enne taotlustähtaega. Ja mina isiklikult pakun alati seda võimalust, et me räägime enne, mis vaja on ja lisaks ma vaatan ka taotluse korra üle, et siis, kui ta on niimoodi enam-vähem valmis, kui mul hakkab midagi silma, et on kuidagi, et võiks veel paremini teha, et siis ma olen seda kommenteerinud, aga eelkõige selleks, et me oleme ühel lehel, et ma saan aru, mida minust tahetakse ja et see on selline asi, mida ma võiksin enda heaks teha. Ja mina nagu raha selle eest ei küsi, et see on pigem nagu selle tõenäosuse tõstmine, et see projekt rahastuse saab ja selline ettevalmistav tegevus. Aga jah, eks see sõltub, et ma ei saa teiste arenguekspertidest rääkida, et võib-olla keegi ka tahab raha, aga ma ei ole nagu kuulnud, et enamasti seda ettevalmistavat tööd tehakse nagu tasuta. Ja võib-olla selle ettevalmistuse osas veel, et paar korda on olnud ka seda, et kui me räägime, siis ma saan tegelikult aru, et vajadus ei ole väga hästi läbi mõeldud, et näiteks öeldakse, et et meil on äriplaani vaja. Siis me natuke räägime ja siis tegelikult tuleb välja, et tegelikult oleks vaja 5 klienti, mille juurde saada, selleks tuleks lihtsalt helistada mingid inimesed läbi, et see äriplaani tegemine on nagu asendustegevus. Aga samas on väga palju, kus olnud ka juhuseid, kus on mõttekas äriplaan kirjutada ja asjad läbi mõelda ja oma tegevust suurendada, aga ma lihtsalt tahan sellele tähelepanu juhtida, et nagu läbi mõelda, et kas just seda dokumenti on tingimata vaja või Kadri ka viitas, et milleks te seda asja teete, et see ei oleks selline, kui see omatulu teenimise ambitsioon on hästi väike, et siis võib-olla ei ole kohe vaja äriplaani hakata kirjutama, et pigem nagu tegutseda kõigepealt. Siis, kui me võtame nüüd, et saabus see õnnis hetk, et te saite raha ja siis koostöö algab arengueksperdiga, siis võib-olla seal on üks olulisi momente see, et mis rollis ikkagi see arenguekspert on veel lisaks sellele, et okei, et võib-olla on kokku lepitud, et ta aitab teil teha tegevuskava või ta aitab teil teha äriplaani, aga ma mõtlen nagu veel spetsiifilisemalt, kas teil on pigem vaja inimest, kes võtab selle suure kamba kokku, aitab teil mõtted läbi sõeluda ja niisuguseks konkreetseks paberi sõnastada või on teil näiteks vaja inimest, kes analüüsiks teie andmeid, mis te olete juba kogunud. Ma ise tunnen, et minust on kõige rohkem olnud just nende andmete analüüsijana tihtipeale kasu, et ma vaatangi näiteks selle hinnastamise üle selle äriplaani tegemise käigus ja siis tuleb välja, et mingite teenuste või toodetega, mida on pakutud, et see tegelikult ühing juba nagu tegelikult kaotab raha, kui ta kõik sellised kulud sisse arvestab, et tekivad hoopis mingid hinnastamise küsimused näiteks. Ja et see võib olla nagu üks roll või siis
aeg-ajalt on olnud see, et kuidagi on vaja aidata ideid genereerida, kuidas seda turundust paremini ikkagi läbi mõelda, et võiks midagi originaalsemat ette võtta, et analüüsime siis läbi, et kes meie need sihtgrupid on, mida nad kuulda tahavad ja siis genereerime ideid, et kuidas seda nagu huvitavamalt neile läheneda. Näiliselt nagu on projektid väga sarnased, et aitan äriplaani või turundusplaani teha, aga tegelikult see minu roll seal varieerub vastavalt sellele, mis selle ühingu vajadused parasjagu on. Ja kohati on ka see, et milline see organisatsiooni enda kultuur on, et te võite nii-öelda natuke hoiatada arengueksperti, et ma töö käigus saan aru, aga mida kiiremini ma aru saan, seda parem, et näiteks on ühingud, kellel on hästi suur vabatahtlik selline baas ja päris palju inimesi, kes tahavad kaasa rääkida ja siis on pigem vaja läbi mõelda, et kuidas see formaat nii teha, et kõik saavad läbi kaasa rääkida, aga et see ei lähe kuidagi laadaks ära. Või siis teinekord on nii, et väga palju infot on ühe inimese peas ja mul on mõttekas nagu temaga eraldi kokku saada või põhiasjad ära küsida ja siis teha selline kaasavam formaat, kus me saame nagu ühingu teiste liikmetega kokku ja küsin veel tagasisidet nendele ideedele, mis juba on nagu kirja saanud, aga et me ei tee seda kõik kuidagi niimoodi, et kõik tulevad kohe alguses kokku, sest et tegelikult väga palju asju oskab öelda see üks inimene ära. Ja võib-olla on veel mingi meeskonna kiikse, mis on teie nagu selline suhtlemiskultuuri või mingi eripära või et hästi hea on siis arengueksperti nii-öelda hoiatada või talle rääkida nendest asjadest enne, et siis läheb see koostöö nagu mõnusamalt käima. Ja praegu on ka see veebi teel väga palju suhtlust, et ikkagi pigem raske minu arust olnud niimoodi, et kui ma seda ühingut enne ei tea, ma neid inimesi enne ei tea ja ka meie esimene kohtumine on üle veebi, et mulle tundub, et siis alati see koostöö käima saamine võtab nagu kauem aega. Kui koroonapiirangud vähegi võimaldavad, siis ma olen ikkagi katsunud vähemalt esimese kohtumise teha näost näkku, aga alati ei saa ja siis saame veebi teel ka hakkama, aga et see suhte ehitamisele ja sellisele, ma saan nagu aru nendest inimestest, et see võtab oma aja ja sinna tuleb nagu aega arvestada lihtsalt. Ja võib-olla siis üks asi veel, et projektide tegemise juures, et soovite läbi mõelda ka seda, et kas ikkagi on teil mingisugune projektijuhi töötasu või vähemalt, et teil on see projektijuht, kes te teate, et ta jaksab sellega tegeleda ja seda asja koos hoida. Et paari korral on olnud see, et mul on niisugune tunne mingil hetkel, et mina vean seda projekti või kuidagi, et nagu inimestel eriti suvel kuidagi kaob see selline pidev asjaga tegelemine ära ja siis teame, et mingiks hetkeks on meil asjad vaja valmis saada, et siis ma kuidagi tunnen, et ma ise vean neid kuidagi. Aga enamasti muidugi on see projektijuht seal koha pealt olemas, kes siis hoiab asja pulsil ja siis meil on nagu mõnusam koos seda vedada. Aga jah, et ma olen tähele pannud, et see kuidagi natuke on seotud sellega, et kas arvestatakse ka mingi kas või sümboolne töötasu selle projektijuhile. Pigem need asjad lähevad nagu sujuvamaks, et see inimene teab, et tal on nii-öelda nagu töökoht. Aga kui teile tundub, et seda võib vabatahtlikult teha, siis midagi võib ka vabatahtlikult teha. Ja ega seal muud väga ei olegi, et kui meil see koostöö on nagu kokku lepitud alguses, et mida me teeme ja saame nagu asjad tehtud, et tavaliselt mingeid suuri probleeme mul ei ole nende ettevalmistavate voorudega kunagi olnud, et oleme ilusti saanud kõik asjad tehtud. Ja siis seal võib olla veel üks asi, et kuidagi mina olen näiteks niimoodi kokku leppinud, et ma olen see, kes need asjad kirja paneb, et kui meil on kohtumine, et siis teen mina see kokkuvõtte ja selle äriplaani näiteks ka esialgse mustandi. Ja miks ma seda teen, on just see, et kui väga erinevad inimesed teevad kokkuvõtteid ja valmistavad ühte dokumenti ette, et siis lõpuks selle ühtlustamine ja nii edasi on hästi raske kuidagi. Et siis pigem jah, ma olen olnud selles rollis, kes nagu seda kirjatööd palju enda peale võtab, aga see on jälle midagi, mida arengueksperdiga kokku leppima. Mõni neist võib-olla ei näe seda oma rollina.
ja siis, kui see projekt saab tehtud, et siis ma olen alati öelnud, et minu nööbist võib kinni võtta nii-öelda, et ka pärast ühendust võtta ja paljud on seda ka teinud aga mõned kuidagi häbenevad natuke või tundub, et enam ju, vabandust, et enam ju raha ei maksa, et siis ma ei võta ühendust, aga et tasub kindlasti võtta. Nii, paistab, et mu hääl läheb, aga et kui kellelgi on küsimusi, siis küsige, palun. Suur aitäh, Aune, et nüüd on siis hea võimalus küsida arenguekspertilt küsimusi. Kas oskate anda mingeid soovitusi sobiliku arengueksperdi valimise osas? No osad, ma olen küsinud ka, et kuidas te mind leidsite nii, et kuidas te teate kindlaks, et kes see sobiv on, et osad küsivad soovitust mingitelt ühingutelt, kes nad teavad, et on varem raha saanud. Ja osad võtavad inimesed, kes on kuidagi nende ühinguga äärtpidi kuidagi seotud olnud või selline soovitus oma inimeste ringist, kes siis saab aidata. Ja KÜSK-i koduleheküljel on see arenguekspert nimekiri olemas ka, kust saab vaadata, et keda sealt nii-öelda soovitatud on ja kes neid omakorda on nagu soovitajatena kirjas ja saab selle ühinguga ühendust võtta, kes on soovitanud, et kuidas see koostöö sujus ja võib-olla see on see, mida ma oskan omalt poolt soovitada. Tänan. Kui küsimusi rohkem ei ole, siis väga tänan, Aunet. Jah, et võib-olla mainiks veel seda, et KÜSK-i kodulehel on küll see mentorite nimekiri olemas, kuid te võite, mentorite arenguekspertide nimekiri olemas, kuid te võite alati ka valida kuskilt mujalt kellegi teise. Aga KÜSK-i lehel te lihtsalt juba näete ka, nagu Aune mainis, soovitajaid ja neid valdkondi, et see on kohe saate hästi võrrelda. Meil on nüüd veel 1 minut lõpuni aeg, et kui veel on kellelgi küsimusi, siis kasutage võimalust. See tänane salvestus läheb meil ka kodulehele üles, seda saab tagantjärgi vaadata. Mina võib-olla täpsustaks ühele chati küsimusele, et kas KÜSK-i kodulehele tulevad hindamiskriteeriumite tabel, siis see on hindamisjuhis ja selle me lisame siis tingimuste ja taotlusvormide juurde. Et see on praegu veel lisamata. Aga kui nüüd küsimusi ei ole ja kõik on öeldud, siis ma väga tänan osalemast ja jõudu ja jaksu teile projektide kirjutamisel ning võtke siis alati ühendust, kui on küsimusi.